Roheline ülikool on 2008. aastal loodud Eesti Maaülikooli töötajaid ja üliõpilasi kaasav algatus, mille visioon on luua võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ülikool. Alustame üheskoos transpordist, sest näiteks Tartu rattaringluse abil on sul võimalik aastaringselt rattaga otse õppehoone ette sõita. Iga väike otsus aitab meil rohelise ülikooli kontseptsiooni juurutada. Esiteks saame oma tähelepanu suunata väikeprügile, millest enim näeme enda ümber suitsukonisid. Kas teadsid, et Eestis satub tänavale ja seeläbi kanalisatsiooni ligi 1 miljard suitsukoni aastas? Sorteeri segaolmejäätmetest eraldi vähemalt paber ja papp, plast, klaas, metall ja tetrapakendid, biojäätmed ning ohtlikud jäätmed. Võimalusel eralda üksteisest erinevad materjalid ja viska need sobivasse konteinerisse. Sorteerimiseks vajalikud konteinerid leiad igast õppehoonest ja nende eest. Detailsed jäätmete sorteerimisjuhendid rohelise ülikooli alamlehelt. Pea meeles, et paberikonteinerisse pandav materjal peab olema puhas ja kuiv ning pakendikonteinerisse visatav pakend tühi, vajadusel üle loputatud ja kokku pressitud. Eelista neid tooteid, mille pakendilt leiad ametliku öko- või mahemärgise, mis kinnitavad, et see on valmistatud või kasvatatud loodussõbralikul viisil. Üks viis keskkonnahoidlikult käituda on vältida liigset paberi kasutamist. Vormista dokumendid nii, et need säästaks paberit ja prindi kahepoolselt. Võimalusel väldi värvilist printimist. Näiteks on Maaülikoolis aidanud paberikasutust märkimisväärselt vähendada üleminek paberivabale dokumendihaldusele. Lisaks eelpool mainitule sorteerime oma linnakus eraldi ka probleemtooteid, nagu patareisid ja elektroonikajäätmeid. Patareide käitlemiseks on igas õppehoones kogumiskonteinerid ning elektroonikajäätmetest saad vabaneda IT-osakonna abil. Oled sa ka mõelnud, kui suur on sinu jalajälg internetis? Ebavajalike failide ja e-kirjade regulaarne kustutamine aitab kaasa sinu ökopilve vähendamisele. Kui iga inimene Prantsusmaal kustutaks 50 e-kirja, oleks säästetud energia võrdne Eiffeli torni valgustamisega 48 aastaks. Köögi- ja puhkenurgas kasuta alati korduvkasutatavaid nõusid ning nende pesemisel eelista keskkonnasäästlikke pesuvahendeid. Näiteks vee ja energia liigse tarbimise vältimiseks keeda ainult nii palju vett, kui korraga ära kasutad. Ravimite ja hügieenivahendite koht ei ole kraanikausis ega tualettpotis. Tahked võõrised ummistavad kanalisatsioonitorusid ja veepuhastusjaamade seadmeid. Ravimijäägid jõuavad aga varem või hiljem tagasi loodusesse. Märgates lekkivat veekraani või tualettpotti, teavita sellest haldusosakonda. Tartu kraanivesi on joogikõlbulik. Seetõttu eelista seda pudeli ja joogiautomaadi veele. Sellega väldid ühekordsete plastjäätmete teket ning säästad raha ja energiat. Kohvi ostes kasuta ühekordse topsi asemel isiklikku termotopsi. Igas minutis visatakse maailmas minema üle 1 miljoni ühekordse kohvitopsi, millest taas töödeldakse vähem kui 1%. Eestis visatakse minema umbes 200 000 ühekordset topsi päevas. Iga väike sõrmeliigutus annab suure panuse, seega ruumist lahkudes kustuta alati tuled. Hoiame üheskoos ülikooli rohelisena ja oleme teistele eeskujuks.